mitte ainult mulle, koos minuga sai sellel aastal ju selle auhinna teenekas advokaat Aleksander Glikman ja me ei olnud ka mitte üldse esimesed laureaadid. Mismoodi olen ma õiguse ees seisnud? Ega ma ei oskagi öelda, kas ma seisan siis nüüd õiguse eest kogu aeg oma tööd tehes või on mingid hetked või valdkonnad, kus ma nagu rohkem õiguse ees seisan. Vaevalt, et neid on võimalik lahutada. Üks asi, kui tuua mõned konkreetsed näited, karistusõiguse reform, mida me tegelikult ju Priit Pikamäega koos vedasime, on kindlasti üks näide selle kohta, kuidas tuli seista. Ma ei tahaks seda rõhutada, aga kõigepealt ikkagi natukene vana õiguse vastu, selgeks teha, miks vana õigus enam ei kõlba. Üht-teist loomulikult vanast õigusest ka säilis, ega õigust ei saa, ma arvan, et ei ole võimalik täiesti üle parda heita ja täiesti nullist alustada, aga põhimõtteliselt vana õigus tuli siiski asendada, aga mitte niivõrd vana õiguse vastu, kuivõrd just uue õiguse eest tuli seista, põhjendada, miks ta on vajalik, miks ta on parem kui eelmine. Eelkõige kolleegidele juristidele tuli see selgeks teha. See oli päris pikk töö, aga meil läks see korda. Pärast seda, kui uus õigus oli kehtestatud, seesama probleem, millest me siin rääkisime kommentaarideks, see on ju õiguse ees seismine, et selgeks teha, milline see õigus on, missugusel kujul teda kohaldada, millised on need Riigikohtu seisukohad, millele tähelepanu juhtida. Siin ma Priiduga natuke vaidleksin, oleks pidanud võib-olla enne pikemalt vaidlema. Riigikohtu seisukohti loomulikult ei tohi tudengile pähe tuupida, et õigusharidus karistusõiguses nüüd seisnebki ainult Riigikohtu lahendite otsuste pähe tuupimises, aga paljudes põhimõttelistes küsimustes on Riigikohus oma seisukoha öelnud, neid põhjendanud otsustes ja neid tuleb ikkagi teada. Nii et ka see oli asi, mille eest tuli seista. Aga veel mõned näited, võib-olla ühest piisab, ei tahaks nimetada seda võitluseks, aga tuleb, nimetame seda siis mingil määral poleemikaks või diskussiooniks filoloogidega. Üks asi on ilus emakeel, teine asi on täpne õiguskeel. See on asi, millega tuleb kogu aeg tegelda. See ei tähenda, ma kordan veel kord, võitlust kroonuliku nüri kantseliidi eest, aga see on võitlus küll ühelt poolt puhta ja ilusa keele eest, aga täpse õiguskeele eest. Võib-olla nendest näidetest vast piisab.